Tervist kõigile, te vaatate Mõtlemaatikat. Täna kavatseme lahendada läbi 2020. teise aasta kitsa matemaatika riigieksami teise osa. Hoidke silmas, et minu lahenduskäigud võivad erineda sellest, mida on teile õpetatud, kuid vastused peaksid meil samad tulema, sest need on kontrollitud Harno materjalide lehelt. Sellega soovin teile ilusat vaatamist ja lahendamist. Ülesanne 8. Tuleb lahendada logaritmi eksponentvõrrandid. Alustame esimesest. Kirjutame logaritmist välja, kui ruutvõrrand võrdumas 2 astmel 3-ga. Viime kõik vasakule poole. Järgmisena lahendame ruutvõrrandi lahendi valemiga. Ruutjüri alt tuleb välja 7. Saame, et x1 on 3 ja x2 on -0,5. Me peame tegema ka kontrolli alati logaritmvõrranditega, kuna vahel võivad väärlahendid sisse tulla. Paneme x1 logaritmvõrrandisse ning sulgude sisse jääb 8. 2 astmel 3 on 8, seega vasak pool võrdub parema poolega. Teeme sama x2-ga. Paneme -0,5 sulgudesse ning sealt tuleb välja ka 8, seega vasak pool on võrdne parema poolega. Võtame ette teise võrrandi. Kirjutame 0,5 välja kui 2 astmel -1 ning 16 kui 2 astmel 4. Korrutame astendad ära ning kuna nüüd on alused võrdsed, saame ette tuua astendajad. X1 saame 3,5. Seega lõppvastus on, et logaritmi võrrandi lahenditeks on 3 ja -0,5 ning eksponentvõrrandi lahendiks on 3,5. Ülesanne 9. Fikseeritud hinnaga elektripaketis on elektri 1 kilovatt-tunni hind päevatariifi järgi 14 senti ja öötariifi järgi 11 senti. Selle paketi valinud maja omanikul tuli septembris maksta elektri eest 42 eurot ja 94 senti ja oktoobris 73 eurot ja 84 senti. Septembris oli tema majapidamise päevane elektritarbimine 40 kilovatt-tunni võrra väiksem kui oktoobris ja öine elektritarbimine 2 korda väiksem kui oktoobris. Mitu kilovatt-tundi elektrit tarbis majaomanik kummaski kuus? Oletame, et septembris päevatariifiga x kilovattitund ja öötariifiga y kilovattitund. Teeme 42,94 eurot sentideks. Seega oleks esimene võrrand 14x pluss 11y võrdumas 4294-ga. Seega oktoobris oli päeva tariifiga x pluss 40 kilovatt-tundi ja öötariifiga 2 y kilovatt-tundi. Teeme samuti summa sentideks. Samuti on 14 senti hind, aga sulgudesse paneme x pluss 40 ning 2 y-it 11-ga ning võrdub see 7384-ga. Korrutame sulud lahti ning saame 14x pluss 22 y-it võrdumas 6824-ga. Nüüd on meil olemas võrrandisüsteem. Korrutame esimest rida -1-ga, et kasutada liitmisvõtet. Alles jääb 11 y võrdumas 2530-ga. Jagame terve rea 11-ga ning saame 230. Nüüd võite valida ükskõik millise võrrandi siit, eraldada x-i ning pannes y-i tehtesse ja saame vastuseks 126. Need on meie septembri hinnad. Leiame ka oktoobri omad. Päevasele tuleb liita 40 ning saame 166. Öine oli topelt, seega korrutame 2-ga ning saame 460. Liites septembri tarbimise kokku saame 356 kilovatt-tundi ning oktoobri oma tuleb 626 kilovatt-tundi. Seega lõppvastus on, et majaomanik tarbis elektrit septembris 356 kilovatt-tundi ja oktoobris 626 kilovatt-tundi. Ülesanne 10. On antud punkt A 2 ja 1 ning vektorid AB 4 ja 3 ja CA -5 ja 1. Punkt 1. Joonistage antud koordinaatteljestikku kolmnurk ABC. Et see joonestada, on meil puudu punkt B ja C. B-punkti saame leida vektorist AB, kuna meil on olemas punkt A. Selle jaoks kasutame seda vektori valemit. B-punktiks saame 6 ja 4. C-punkti leidmiseks kasutame vektorit CA ning saame C-punktiks 7 ja 0. Meie kolmnurk tuleb teljestikku selline. Punkt 2. Koostage sirge BC võrrand. Selle leidmiseks saame kasutada sellist valemit. Paneme arvud valemisse ning lahutame nimetajad. Järgmisena kasutame ristkorrutist, et saada lahti murdudest.
Korrutame sulud lahti ning eraldame y. Saame -4x plus 28. Kolmas punkt. Koostage võrrand sirgele S, mis läbib punkti A ja on risti sirgega BC. Teame, et sirge BC tõus on -4. Samuti, kui sirged on risti, on nende tõusude korrutis -1. Seega eraldame sealt ühe tõusu ja saame selleks 0,25. Paneme arvud puutöö võrrandisse ning eraldades y, saame 0,25x plus 0,5. Neljas punkt. Põhjendage arvutustega, kas sirge S läbib kolmnurga ABC külje BC keskpunkti. Leiame algselt BC keskpunkti, paneme selleks M-i. Et leida x, võtame mõlema punkti x-id liites need kokku ja jagades 2-ga. Teeme sama y-ga ning M punktiks saame 6,5 ja 2. Paneme x-i sirge valemisse ning sealt tuleb välja 53/80, mis ei ole 2. Seega ei läbi see keskpunkti M. Lõppvastus on, et sirge BC võrrand on y võrdub -4x plus 28. Sirge S võrrand on 0,25x plus 0,5. Sirge S ei läbi külje BC keskpunkti. Ülesanne 11. Mängu alguses on igal osalejal 200 punkti. Iga õnnestunud käigu korral saab mängija 5 punkti juurde. Esimese ebaõnnestunud käigu puhul võetakse mängijalt 3 punkti maha, iga järgmise ebaõnnestunud käigu korral võetakse maha 0,5 punkti rohkem kui eelmisel korral. Punkt 1. Maria tegi mängu käigus 18 õnnestunud käiku ja 18 ebaõnnestunud käiku. Mitu punkti oli Marial mängu lõpus? Leiame algselt õnnestunud käigud, korrutades 18 käiku 5 punktiga. Vastuseks saame 90 punkti. Järgmisena leiame ebaõnnestunud käikude punktid kokku. Tegu on aritmeetilise jadaga ning meil on olemas A1, 3, D ehk vahe 0,5 ning on vaja kokku 18. Leiame 18. käigu, pannes arvud valemisse, saame selleks 11,5 punkti. Leiame nüüd palju kokku ta kaotas ebaõnnestunud käikudega, kasutades SN valemit. Vastuseks saame 130,5 punkti. Ehk siis kokku tuleb algsumma 200 punkti, millele liidame 90 punkti, mis ta teenis. Ning lahutame kõigest 130,5 punkti, mis ta kaotas. Kokku sai ta 159,5 punkti. Teine punkt. Peeter kaotas mängu jooksul ühe ebaõnnestunud käigu eest 18 punkti. Mitmes ebaõnnestunud käik see tal oli? Me teame, et AN siin on 18 ning tuleb leida N. Eraldades selle saame 31. Kolmas punkt. Joosep tegi mängu alguses järjest 18 ebaõnnestunud käiku. Seejärel tegi ta ainult õnnestunud käike ja sai mängu lõpuks 234,5 punkti. Mitu õnnestunud käiku tegi ta mängu jooksul? Ta tegi kokku 18 ebaõnnestunud käiku ning kuna me juba varem leidsime selle arvu, on selleks 130,5 punkti. Leiame ta õnnestunud käikude punktid, lahutades algselt 200-st 130,5 punkti ning siis alles lahutades selle tema saadud punktidest. Vastuseks saame 165 punkti. Kuna küsiti palju õnnestunud käike ta kokku tegi ning ühe käigu eest sai ta 5 punkti, jagame 165 5-ga. Saame selleks 33. Seega lõppvastus on, et Marial oli mängu lõpus 159,5 punkti. Peeter kaotas 31 ebaõnnestunud käigu eest 18 punkti ja Joosep tegi 33 õnnestunud käiku. Ülesanne 12. Klaaspakendite konteiner koosneb silindri ja selle peal asetsevast koonosekujulisest osast. Silindrikujulise osa kõrgus on 1,6 meetrit ja põhja ümbermõõt 4,7 meetrit. Koonusekujulise osa moodustaja ja põhja vaheline nurk on 21 kraadi. Punkt 1. Leidke klaaspakendite konteineri ruumala arvestamata konteineri seinte paksusest. Teeme algselt joonise, lisades tekstis antud väärtused. Kuna on antud meile põhja ümbermõõt, saame sellega leida raadiuse. Eraldades raadiuse ümbermõõdu valemist, saame ligikaudu selleks 0,75 meetrit. Silindri ruumalaks saame 2,83 kuupmeetrit. Et leida koonuse ruumala, peame leidma ennem kõrguse. Kuna meil on antud raadius ehk lähiskaatet ja nurk 21 kraadi, saame kasutada tangentsit. Eraldades kõrguse sealt saame vastuseks ligikaudu 0,29 meetrit. Nüüd saame leida koonuse ruumala ning selleks tuleb ligikaudu 0,17 kuupmeetrit.
Liidame ruumalad kokku ning terve konteineri ruumala on 3 kuupmeetrit. Teine küsimus. Olmeprügi konteineri ruumala on 770 liitrit. Kumma konteineri ruumala on suurem? Põhjendage oma vastust. 770 liitrit on 0,77 kuupmeetrit, mis on väiksem kui 3 kuupmeetrit. Seega on klaaspakendite konteiner suurem. Lõppvastus on, et konteineri ruumala on 3 kuupmeetrit ja klaaspakendi konteineri ruumala on suurem. Sellega saime teise osa eksami lahendatud. Ma loodan, et kõik oli arusaadav, kuid kui midagi jäi veel arusaamatuks, saad alati jätta kommentaariumisse oma küsimused ning ma proovin vastata sellele lähimal võimalusel. Kindlasti likeige seda videot, kui oli sellest abi ning video descriptionist leiate ka playlisti, kus on kõigi aastate lahendusvideod olemas nii kitsa kui ka laiemad. Aitäh, et vaatasite seda videot ning edu lähenevatel eksamitel!